USA väed hõivasid just järjekordse Iraani naftatankeri. See on juba 6. alates blokaadi algusest. See on mootortanker Majestic X ja Pentagoni avaldatud avaldus sisaldas ka klippi, mida te praegu oma ekraanil näete. Lisaks sellele on umbes 12 päeva tagasi alanud blokaadi tõttu 33 laeva ümber pööratud ja sunnitud Iraani sadamatesse tagasi pöörduma. See tähendab, et blokaad kukutab ja variseb Iraani majanduse meie silme all kokku. Nad kaotavad iga päev umbes $400 miljonit ekspordis ja umbes $200 miljonit impordis. Olukord on muutunud nii halvaks, et mõned Iraani revolutsioonilise kaardiväe ja Basishi liikmed kurdavad nüüd, nad ei saa iga kuu seda tasu, mis neile lubati. Iraanil on palga maksmisega probleeme. Sellest oleme varemgi rääkinud. Alates sõja algusest ja viimase 12 kuu jooksul kestnud majanduskriisist on Iraani julgeolekujõude juba tabanud palgaviivitused. Moraal oli juba langemas ja nüüd blokaadi tõttu olen kindel, et olukord on veelgi halvemaks läinud. Islamivabariik mõistab, et see on väga ohtlik olukord, sest näete, just nii juhtuski islami revolutsioon 47 aastat tagasi. Kui me natuke tagasi läheme, siis 1978 aastal oli Iraani majandus vabalanguses. Suur osa põhjusest, miks revolutsioon õnnestus või üldse võimalikuks sai, oli majanduslik kokkuvarisemine, mis toimus sellele eelnenud aastatel. Iraani naftasektor, mis oli kogu majanduse selgroog, oli saanud tööliste streikidest tugeva löögi. Naftatöötlemistehaste töötajad lahkusid sõna otseses mõttes oma töökohtadelt. Tootmine kukkus üleöö kokku ja ekspordid Iraani sadamatest lakkasid. Arva ära, mis juhtus. Kui sa lõpetad nafta väljaveo, siis raha ei tule enam sisse ja kõik, mis sellest sõltub, seiskub samuti. Valitsuse palkade maksmine katkes. Inimesed, kes töötasid valitsuse heaks, ei saanud enam palka. Ja mis kõige olulisem, julgeolekujõudude lojaalsus. Nende inimeste lojaalsus, kellele šah oma võimu säilitamiseks lootis, hakkas aeglaselt kaduma. Need inimesed ei muutunud üleöö revolutsionäärideks, aga nad ei saanud enam palka. Seega nad ei tahtnud võidelda šahi eest, kes ei toetanud nende perekondi. See kogu olukord arenes tegelikult kiiremini, kui paljud inimesed arvavad. Lubage mul öelda teile kuupäevad. 1978 aasta detsembris nafta eksport sisuliselt peatus. 1979 aasta jaanuari keskpaigaks, ehk siis vaid 45 päeva hiljem, pidi šah riigist põgenema. Praegu toimub sama asi ja Islamivabariik, eriti selle juhid, teavad, kui ohtlik see on. Iraani nafta eksporti on sanktsioonid tugevalt mõjutanud. Valitsus kulutab kiiresti oma reserve ja Iraani revolutsiooniline kaardivägi teatab juba palgaprobleemidest blokaadi tõttu. Režiim, mis ei suuda oma rahvale palka maksta, on tõsises hädas. Ma olen kindel, et sa oled seda varem kuulnud. Ajalugu ei kordu, aga see riimub. Ja see riimub viisil, mis on peaaegu kõhedust tekitav, kui tead, mis varem juhtus. Just sellepärast ongi ajaloo õppimine nii oluline. Nii et kui sa ei tunne Iraani ajalugu, mitte ainult 1979 aasta revolutsiooni, vaid ka esimest revolutsiooni, mis toimus 1906 aastal ja sellele eelnenud naftatehingut, sellest kõigest saad sa teada meie uues taskuhäälingus Searching History. Meie esimene mitmeosaline sari on juba väljas ja vaatleb Iraani ning seda, kuidas see on jõudnud tänasesse seisu. Kui soovid seda kuulata, võid klõpsata kirjelduses oleval lingil või lihtsalt otsida Searching History ükskõik millisest taskuhäälingu rakendusest, mida kasutad. See on Searching History igas taskuhäälingu rakenduses. Räägime nüüd Iraanist täna, sest see majanduskriis on juba hakanud režiimis mõrasid tekitama. Siin on avaldus, mille Donald Trump täna hommikul välja andis. Iraanil on väga raske aru saada, kes on nende tõeline juht. Nad lihtsalt ei tea seda. Sisevõitlus, kõva joone pooldajate vahel, kes on lahinguväljal tugevalt kaotanud, ja mõõdukate vahel, kes tegelikult polegi nii mõõdukad, kuid on hakanud austust koguma, on läinud käest ära. Nagu ma varem olen öelnud, oleme näinud, kuidas see sisetüli avalikkuse ette jõudis siis, kui Iraani revolutsiooniline kaardivägi hakkas ründama Iraani välisministrit pärast seda, kui ta ütles, et Hormuzi väin on täiesti avatud. Sellest ajast peale ei taha Iraan, et avalikkus sellest sisetülidest räägiks ja eriti ei taha nad, et Ameerika Ühendriikide president teeks avaliku avalduse, mida kogu maailm näeb. Just sellepärast reageerisid Iraani juhid kohe, kui see avaldus välja tuli ja hakkasid sellele narratiivile vastu vaidlema. Seda ütles Iraani parlamendi spiiker. Ta kuulub sellesse fraktsiooni, mis soovib läbirääkimisi, kuid saadud teadete kohaselt on ta koduarestis. Ta on pandud koduaresti, sest Iraani revolutsiooniline kaardivägi ei taha, et ta Ameerika Ühendriikidega läbi räägiks. See on avaldus, mille ta täna hommikul välja andis.
ja taas, kiire hoiatus. Ma ei tea, kas ta kirjutas selle ise või kirjutas selle mõni Iraani revolutsioonilise kaardiväe sõdur tema kodus, kasutades tema telefoni. Aga igal juhul see on see, mida ta ütles. Iraanis ei ole radikaale ega mõõdukaid. Me kõik oleme iraanlased ja revolutsionäärid. Raudse ühtsusega rahva ja valitsuse vahel, täieliku kuuletumisega revolutsiooni kõrgeimale juhile, paneme kuritegeliku agressori oma tegusid kahetsema. Nüüd kahjuks avaldused ei ole. Keegi ei usu tegelikult, et Iraanis ei ole tipptasemel sisekriisi. Seda sellepärast, et nad pole ikka veel otsustanud, kas nad tahavad läbi rääkida või mitte. Nad ei suuda ikka veel otsustada, kes läheb läbi rääkima. Ja endiselt pole ühtegi avaldust Iraani revolutsioonilise kaardiväe korpuselt, kes nimetas välisministrit kogu maailma ees idioodiks. Nad pole selle eest siiani vabandanud. Nad pole seda isegi tunnistanud. Nüüd. Eile teatas Axios, et Donald Trump annab Iraanile umbes 3-5 päeva, et nad lahendaksid selle sisetülide probleemi, mis riigis toimub. Kui Iraan pärast seda läbirääkimiste laua taha ei tule, läheb kõik käest ära. See 3-5 päeva tähtaeg langeb tegelikult kokku millegi muuga. Midagi suurt, mis toimub Lähis-Idas. Enne kui sellest räägime, väike meeldetuletus kõigile. Vajutage allpool, meeldib nuppu ja tellige kanal. See tõesti aitab meil algoritmis paremini välja tulla ja võimaldab meil jätkata igapäevaste uudiste toomist teieni. Nüüd räägime sellest, mis toimub Lähis-Idas. 3. lennukikandja USS George H.W. Bush asub hetkel kusagil Aafrika sarve idaküljel, kuid jõuab Lähis-Idasse 3-5 päeva jooksul. See tähendab, et kui Iraan ei suuda oma juhtkonnas probleemi lahendada, pole neil palju aega. Kell tiksub. Ja tead mis, mul on tegelikult väga hea soovitus kõigile mõõdukatele, kes tahavad Ameerika Ühendriikidega läbi rääkida. Nad võiksid lihtsalt sõtta tagasi minna ja siis võtta kõigilt nendelt jäigajoonelistelt ametikohad ära, kes, nagu sa tead, ei ole valmis läbi rääkima. Siis saavad Ameerika Ühendriigid selle probleemi mõõdukate eest lahendada, kui te saate aru, mida ma mõtlen. Nüüd tahan ma rääkida ühest huvitavast argumendist, mida ma nägin mõningaid inimesi internetis esitamas. See kõlab umbes nii. Ukraina kaotas sõjas Venemaaga umbes 20% oma SKP-st ja nad võitlevad endiselt. Iraan on seni blokaadi tõttu kaotanud vaid 10% SKP-st. Nii et Iraan jätkab võitlust samamoodi nagu Ukraina. Ma ei ütle, et need inimesed valetavad meelega, aga ma toon välja, et nad saavad paljudest asjadest valesti aru. Selles väites on palju auke, alustades kõige suuremast. Paljud ukrainlased toetavad endiselt oma valitsust. Ja tead mis? Paljud iraanlased ei toeta oma valitsust. Me nägime just, kuidas režiim tappis jaanuaris 10 000 meeleavaldajaid, et võimul püsida. See ei juhtunud Ukrainas. Ükskõik, mida Vladimir Putin ka ei ütleks. Kuid sellest hoolimata ei klapi siin rahalised arvutused kuidagi. Las ma näitan sulle, mida ma mõtlen. USA blokaadi tõttu kaotab Iraan igal aastal umbes $45 miljardit. See on nende eelmisel aastal teenitud naftatulu. See ei ole lihtsalt 10% nende SKP-st. Nafta moodustas tegelikult 70% kogu Iraani eksporditulust. See tähendab, et see on umbes 25% nende SKP-st tuginedes 2025 aasta andmetele. Veelgi olulisem on see, et nafta on ka viis, kuidas Iraan saab riiki kõva valuutat. Kõva valuuta tähendab, et nad saavad valuutat, mida teised riigid on nõus vastu võtma. Oletame, et Iraan tahab osta toitu, näiteks teravilja. Nad ei saa lihtsalt anda riaale ja saada vastu teravilja. Ükski riik ei taha Iraani riaale. Selleks ajaks, kui see jõuab saajani, on see tõenäoliselt kaotanud 50% oma väärtusest. See tähendab, et Iraan vajab kõva valuutat, kui ta tahab jätkata vajalike kaupade importimist, mida ta varem importis. Ja just siin oli naftatulul väga oluline roll. Sest uskuge või mitte, hoolimata kogu Twitteris ja isegi siin YouTube'is levivast klikipüügist, USA dollar ei kaota oma reservvaluuta staatust. Tegelikult toimub hoopis vastupidine. See muutub tegelikult veelgi mõjukamaks. Vaadake neid andmeid, mis just täna hommikul avaldati. USA dollari osakaal rahvusvahelistes tehingutes tõusis märtsis rekordilise 51,1%-ni. See on tõusnud 49,2%-lt vaid kuu aega varem veebruaris. Dollar on endiselt kuningas ja elagu kuningas. Tänu sanktsioonidele oli üks väheseid viise, kuidas Iraan sai kuidagi dollareid hankida, see, et nad eksportisid oma sanktsioonide all olevat naftat, kasutades kogu seda varivõrgustikku, et saada tagasi natuke raha, mida nad vajavad vajalike importkaupade ostmiseks. Aga kahjuks pole see blokaadi tõttu võimalik.
ja just sellepärast näemegi, kuidas Iraani juhtkond avalikult blokaadi üle kaebab, unustades samal ajal, et just Iraan alustas seda blokaadisõda. Nemad olid need, kes blokeerisid Pärsia lahe riigid ja Hormuzi väina. Ja siis vastasid USA, andes Iraanile maitsta oma enda rohtu. Ja tead mis? See pole ainus probleem, mis Iraanil on. Erinevalt Ukrainast on Iraanil palju probleeme. Siin on veel üks. Bideni administratsiooni ajal aitasid Ühendriigid Ukrainat tohutult. Ja ma tean, praegu nad Ukrainat ei aita, vähemalt abi mõttes. Alles eile kiitis heaks $109 miljardi suuruse laenupaketi Ukrainale, et nad saaksid võitlust jätkata. Iraanil ei ole selliseid liitlasi. Tegelikult teevad Iraani liitlased Iraani aitamisele hoopis vastupidist. Vaadake, mida Hiina president Xi Jinping alles 2 päeva tagasi ütles. Xi Jinping ütles, et Hormuzi väin peaks jääma avatuks tavapäraseks läbipääsuks piirkonna riikide ja loomulikult rahvusvahelise kogukonna huvides. See ei ole nüüd sellest, et Hiina oleks halb sõber. See on sellest, et Hiina hoolitseb omaenda huvide eest. Näete, Hiina saab 11% oma naftast Iraanist, kuid 40% oma naftast teistest Pärsia lahe riikidest, nagu Araabia Ühendemiraadid, Saudi Araabia, Kuveit, Bahrein, võib-olla isegi Iraak. Hiina ei hakka Iraanile tšekke kirjutama, et see saaks jätkata võitlust Ameerika Ühendriikidega. Hiina tahab, et väin oleks avatud, et nad saaksid kätte selle nafta, mida neil nii väga vaja on. Ja lisaks sellele, oletame, et see polekski probleem. Oletame, et Hiina ei sõltuks nii palju teistest Pärsia lahe riikidest. Nad pole ikkagi olukorras, kus nad saaksid Iraanile tšekke kirjutada. Pean silmas järgmist. Alles hiljuti tulid teated, et Hiina palub IMF-il päästa Hiina pangad, kes andsid laene vöö- ja tee-algatuse raames. Need laenud kukuvad nii halvasti läbi, et Hiinal pole raha isegi omaenda laenude toetamiseks. Seega ma kahtlen, et Hiinal on raha, et aidata Iraani. Ja see toob meid kõige suurema probleemini, millega Iraan blokaadi tõttu silmitsi seisab. Ja sellest rääkisime juba video alguses. Tead, Iraani revolutsiooniline kaardivägi ei ole tavaline sõjavägi nagu teistes riikides. Tegelikult ei ole Iraani revolutsiooniline kaardivägi isegi mitte Iraani sõjavägi. IRGC tähendab Islami revolutsiooniline kaardivägi. See on sõjavägi, mis on pühendatud islami revolutsioonile, mitte Iraani rahvale. Ja just sellepärast ei kuulu see tegelikult Iraani eelarvesse nagu teised sõjaväed üle maailma. IRGC kontrollib Iraani naftatööstust ja nad rahastavad oma tegevust selle nafta müügiga. Ja nüüd seda naftat tegelikult enam ei müüda. Nii et IRGC ei saa tegelikult üldse raha. Neil ei tule mingit raha sisse. Ja sellepärast rääkisimegi video alguses, et IRGC-l on palga maksmisega probleeme. Sõja võitmiseks on vaja 3 asja. Raha, raha ja veel kord raha. Ja IRGC-l on väga raske seda raha leida. Sellepärast ongi IRGC püüdnud vastu võidelda. Et USA blokaadile vastata, haaras IRGC eile Hormuzi väinas kinni 2 laeva, näidates sisuliselt helikoptereid ja allalaskuvaid USA sõdureid. Kas te mäletate seda videot või klippi, mida me video alguses nägime? Te nägite, kuidas USA sõdurid tulevad helikopterist alla, et laeva hõivata. No, Iraan avaldas oma kaadrid, et näidata nende hõivamist. Ja IRGC poolt avaldatud kaadrite juures on midagi väga kahtlast. Te näete, kuidas Iraani väike paat läheneb suurele kaubalaevale. Ja siis, täiesti ootamatult avab meeskonna liige laeva küljeukse ja laseb redeli alla, et IRGC liikmed saaksid sisse tulla. Nüüd olgem ausad, ma ei ole laevanduse ega mereväe ekspert, aga ma olen tavaline inimene, eks? Kui keegi tulistab minu laeva või näiteks minu auto pihta, siis kui nad lähedale jõuavad, ma ei ava ust. Nii et minu jaoks tundus see väga kahtlane. Aga kas sa tead, kes on laevanduse alal ekspert? Üks teine YouTube'i tegija, kes teab, mis laevanduses toimub, ja ta selgitas oma mõtteid selle klipi kohta. Vaata järgi. Täpsemalt, IRGC väed tulevad pardale, kui laev otsustas avada küljeukse ja lasta alla piloodi redeli. See on täielikult lavastatud. See ei ole hõivamine. Ja lisaks sellele võltsile klipile, taaskord mitte võlts, vaid lavastatud klipile, ei tundu ka IRGC avaldus loogiline, vähemalt minu jaoks. Nad ütlesid, et nad maksavad Ameerika Ühendriikidele kätte, hõivates selle kaubalaeva. Aga see laev ei ole üldse Ameerika laev. Selle omanik on Šveitsi ettevõte. Proovi siis sellest aru saada. USA ründab Iraani laevu ja vastuseks ründab Iraan hoopis täiesti teise riigi laeva, mis pole selle sõjaga üldse seotud. Ma arvan, et seda ongi Iraan kogu selle aja teinud.
Iraan on rünnanud Pärsia lahe riike, kuigi need pole sõjas osalenud. See on lihtsalt majandusterrorism. Sellegipoolest, see on kõik, mis mul teile öelda oli. Minu nimi on Sam, näeme järgmises videos.